linnad tekivad teatavasti, eks ole, mingil väga kindlal põhjusel. Hea on, kui nad tekivad mere äärde, järve äärde, kuhugi teed ristumiskohta. Aga paraku nad tekivad tihtipeale ka sellistesse kohtadesse nagu nii, et üks osa linnast on ühel pool jõge, teine teisel pool või on ta raudteed poolitamas või nagu Rakveres, et meil on keset linna selline pikk soolikas, nagu ta siin näha on, mida me kutsume põhiosas Vallimäeks ja see edasi läheb seal samamoodi tammepargiks ehk tammikuks. Ja see ongi kogu selle meie arhitektuuri konkursi ilmselt üks kõige olulisemaid probleeme. Et Rakvere on sedasi ajalooliselt ümber selle algselt linnuse, see on siis siin, kujunema hakanud ja üks põhilisi tänavaid on see sama tänav, mida nimetame Pikaks tänavaks. Ja kõik see pruun ala on ajalooline Rakvere linna muinsuskaitseala. Ja kuna see meie logistika selline viletsakene on põhjast lõunasse väga pikk linn ja risti läänest itta väga kitsas linn, siis on meil linnas suht keeruline nagu seda linna arhitektuuri edendada. Midagi keskväljaku ja kesklinna laadset meil küll on tekkinud, aga seda on kindlasti väga vähe. Ja üks kõige probleemsemaid alasid ongi see sama pikk tänav, mis selle Vallimäe idapoolsel küljel ülevalt alla tuleb. Ja mis meie nüüd selle konkursi idee ongi see, et kuidas ja mismoodi lõpuks siis seda probleemipundat, mis selle Pika tänavaga seondub, arendama hakata. Et ega see midagi uut ei ole, et see täpselt see sama, siin see Pikk tänav jookseb seal küll ülesse panduna, aga sellise nad on läbi ajaloo olnud ja siis see on nüüd siis pisut enam kui 100 aasta tagune vaade selle tänavale. Siin on isegi seda kompaktsust pisut rohkem, kui seal tänapäeval leidagi. Me mõned pildid siia panin, et sest asjast nagu paremini aru saada. No võt niuke ta on. Kaootiline, segane, mõned majad korras, mõned üsna lagund. Suures osas siiski arengupotentsiaal on meil sinna nüüd nagu valmis saadud sel määral, et selle tänava all jookseb ikka täiesti kvaliteetne taristu vee- ja kanalisatsioonitorustuste mõistes. Küll oleks ilmselt selle konkursi ühe tulemusena võimalik näha meil ka seda, et kuidas me seda tänavat tulevikus valgustama hakkame, selles mõttes, et ma näeks kahtlen, et need valgustid saavad olema nüüd seda kuju, nagu siin panemal üleval näha. Et me ilmselt otsiksime ka kõigile sellistele probleemide lahendusi. Otsiksime lahendusi ka võib-olla sellistele asjadele, et ta on erineva laiusega, et see osa, mida me siit nägime, on eks ole suhteliselt laioks. Pärast tagantpoolt ta väga kitsaks, nii et selle pildi me panime siia rohkem sellepärast, et meeles oleks rääkida, et ilmselt tuleb nii mõneski kohas vaadata, kas pöörata vasakule või paremale, selles mõttes, et kas sel tänaval saab jätkuma kahepoolne liiklus, nagu ta täna on, või pöördume tagasi mingite lõikude juures sellisele lahendusele liikluse mõttes, kus tänav oli ka veel 25-30 aasta eest ühesuunaline kohati. Parkimine, täpselt sama teema. Siin on nüüd illustratsiooniks see sama seis, mis seal on. See tagumine maja on tegelikult nüüd juba väga ilusasti ja hästi renoveeritud. Kõrval näete selliseid, eks ole, mis võib-olla nüüd nii päris korras ei ole. See lugu illustreerib nüüd samamoodi Pika tänava siis seda otsa, kust ennem olid võetud need laiemad vaated, et kui need inimesed siia liikuma panna, siis läheb see tänav üsna kitsukeseks, aga ühesõnaga kõik need kontrastsed pildid, mida me siia panime, me loodame, et need inimesed, kes nüüd seda tööd ette võtma saavad, mõtlevad positiivselt ja otsivad ja lasevad mõttel vabalt lennata. Me ei tahaks, me oskame sõnastada probleeme, mis meil on ja me tunnetame neid probleeme, aga kuidas see asi tegelikkuses realiseeriks, et selleks ootaks nüüd nende loomingulisemate inimeste abi ja ettekujutusi. Ja konkreetsed sõnastused tuleb Ivar ilmselt teile nagu paberi pealt ette.
või saadab kuhugi meili peale. Nii et olete oodatud, meie ootame teid väga. Mul on hea veel näha, et Pika tänavaga aastakümnete, kui et mitte öelda, et ligi aastasaja jooksul väga palju tegelenud Regi Tomson ise kohale tulnud, et ei tea, kas hakkab ka konkursil osalema. Nii, et minu sissejuhatav osa oleks sellega läbi. Nii, aga jah. Ei, mis siin plaksutame? Plaksutame pärast võitjatele. Okei, Ivar Lubjak, siis äkki oled nii hea ja tutvustad võitlustingimusena. Jah, ongi see sama lõpp. Ausalt öeldes ma ei teadnud, millega härra linnapea alustab, ma alustan samast asjast. Kõigepealt muidugi Rakvere linn, milline ta on, millised on linnaosad ja kus on linna jaoks olulised objektid. Need on tingimustes kirjeldatud, need numbrid kohe. Aga see oluline asi, selle linna ja võib-olla ka Virumaa maastaabis on see roheline ka lont, nagu siin Tammsalus, Vallimägi. Ma nimetaksin seda Vallimäge isegi sama oluliseks, kui siin Põhja-Eestis on Toompea või kuskil Lääne-Eestis Soontagana või Vargala mägi. See mõjutab mitte ainult seda kitsast Rakvere linnaosa, vaid võib-olla isegi 50 kilomeetri raadiuses kogu maastikku. Ja sellepärast siia see linn tekkiski. Ja see sama Vallimägi painutab seda linna tänavate ja teede struktuuri enda ümber just nõnda, et ega sellest Vallimäest risti üle ei ole võimalik saada. Tänavad ja teed voolavad kahelt poolt mööda sellest mäest. Ja mis seal salata, seal mäel on tänu sellele linnusele selline agressiivne militaarne iseloom ja ega naljalt risti selle kindlusega keegi minna ei tahtnud. Nüüd samas on see kindlus ja Vallimägi ammu minetanud selle sõjalise iseloomu ja kangesti tahetakse seda muu linna osa struktuuriga integreerida. Nüüd viimasel ajal on arhitektuuribüroo Kava kavandanud Parkali tänava lõppu trepi, mis viib Vallimäele ja igasuguseid ideid liigub, kuidas sealt trepist edasi siis linnusesse pääseb. Hiljuti nägin, et isegi arhitekt Villem Toomist on siin ühe vembuka silla teinud üle Vallikraavi. Ma ei tea, kas seda linna iseloomu mingil moel see väike trepike ja võib-olla isegi ka see sild muudaks. Et üks probleem, mis siin valitseb, et linnaelanikud elavad seal alllinnas, nagu nad elavad, liiguvad põhjast lõunasse, see Vallimägi on kuskil taustaks ja varjuks. Nagu turistid tuuakse siis siia teisele poole Vallimäge, siia Parklasse. Miks nad sinna tuuakse, ma ei tea. See on tekitanud selle probleemi, et turiste ei jõua siia keskväljakule, mis on jällegi väga hästi õnnestunud disaini poolest, aga paraku on ta ilmselt alakasutuses just turistide poolt. Ja nüüd selle asemel, et parkla viia kuskile linna keskele ja turistid hakkaksid kahele poole minema, on mõte kuidagi moodi need bussituristid siis üle mäe viia kesklinna. Ja siis üks osa sellest põhja-lõunasuunalisest tänavate võrgust on siis Pikk tänav. Õigupoolest on see, võiks öelda isegi ainus selline oluline Rakvere vanalinna tänav, kus võib seda vanalinlikust tunnetada. Ja siin on ta suuremalt, võistlusala on siis selle hele rohelisega tähistatud. See tänav on suhteliselt pikk, ta on umbes 1,1 kilomeetrit. Ja sellel on mitmed sopistused.
suurem sopistus on tähistatud numbriga 2, see on nõndanimetatud Kingsepa plats, mis piirneb siis lõuna poolt selle kavaga trepiga. Ja teine suurem sopistus on siis siin number 8, see on selline tühermaa parkla ja siis teraskonstruktsioonis trepiga, mis ka siis tõuseb Vallimäele. Teised suuremad ja väiksemad sopistused on siis lihtsalt nende pika tänavaga ristuvate tänavate laiendused. Ja peale nende tänavate, mis võistlusalaga ristuvad ja lõikuvad, kulgevad üle pika tänavaga vaatekoridorid linnusele, mis on Rakvere puhul väga oluline, sest see linnus oma silmapaistev profiiliga on heaks orientiiriks kogu linnas. Ja edasi ma näitaksin Rakvere linna üldplaneeringust 3 pilti, mis on üks olulisemaid arhitektuuribüroo Urban Mark poolt tehtud tähelepanekutest üldplaneeringus. See siis käsitleb kesklinna aktiviseerimist ja õieti on täheldatud, et linn muutub jalakäijatele aktiivseks siis, kui midagi toimub esimese korruse tasapinnas. Ja siis on välja toodud 3 sellist arengustsenaariumi, õigupoolest nad kattuvad, nad kõik võiksid käiku minna. Esimene on siis selline, kuidas saaks Teatrimäelt keskväljakule ja punasega on siis tähistatud selline aktiivne liikumisteekond ja osaliselt on siis kaetud ka pikk tänav ja pikad tänavad pööratakse siis mööda Parkari tänavat keskväljakule. Teine stsenaarium on siis, kuidas saab Vallimäelt keskväljakule. Siin on nüüd liikumine toimub mööda Parkari tänavat, kõige otsem tee keskväljakult Vallimäele. On juba astutud samme, et see tee aktiviseerub selle kavakava trepi näol. Ja selle teekonnale praegu rajatakse tarka maja, mis tõenäoliselt ka aktiviseerib kesklinna. Ja 3. selline ulmeline visioon üldplaneeringust on RIP-raudtee rajamine Vallimäelt kesklinna. Nähakse ette kesklinna võimalik kõrghoone ja siis sealt kõrghoonest oleks võimalik siis sõita RIP-raudtee otse Virumaa muuseumisse. Kuidas olukord selle kõrghoonega on, et on tulemas olnud? Ma ei oska öelda. Võib-olla linna arhitekt oskab selle kohta öelda. Oliver oli arhitekt siis, kui seda planeerib. Seda alla 50 korrus ei tohi. Siis ma näiteks ühte ajaloolist pilti pikast tänavast, kus on näha väike vorme. Tõenäoliselt on need sealt kuskil sillutise all olemas ka praegu. Siin on näha, et sõidutee on siis sillutatud suuremate munakividega. Äärekivi on siis tehtud rentser siia kõnnide äärde. Ma pakun kuskil 30-kraadise nurga all. Niimoodi, et saab käruga ja vankriga ilusti üle minna ja keegi kommista. Täielik kõike kaasas ei säinud juba 100 aastat varem. Kõnnitee on suurte paeplaatidega sillutatud. Siit on näha tänavalaterna posti ka. Tänav nagu tänav ikka ja ma loodan, et ta ka selliseks disainitakse. Nagu siin selle postkaardi peal on kirjutatud Adele. Minul ei olnud seekord kohast kaarti, aga vabanda mind ära selle peale pahane ole. Aga õnne soovin südamest. Ehk siis kunagi ei peetud seda vaadet postkaardi vääriliseks, aga võib-olla tulevikus küll. Ongi kõik. Nii, aga tänud Ivarile ja kas on äkki mõningaid küsimusi tekkinud?
nii, aga kui palju on teie hoonete suhtes nagu tingimustes määratud, mida hoonetega teha? tingimused on selles suhtes saanud arhitektidele ja maastikuarhitektidele sellised positiivsed, et üsna palju on jäetud mänguruumi tänavaruumi osas. Aga kuna Pikk tänav on osa Rakvere vanalinnast ja miljööväärtuslik ala ja muinsuskaitseala, siis nende hoonetega tuleb käituda väga ettevaatlikult. Küll on antud võimalus, et tühimikele võib kavandada, kui ideekonkursist osavõtja seda ette näeb, uusi mahte. Aga muus osas tuleb lihtsalt majad korda teha. Nii, aga võib-olla sa siis äkki kirjeldad veel seda võistlusülesannet, et mida tegelikult võistlejatelt täpsemalt nagu oodatakse, et mis selle ruumiga nagu pihta hakata? Võistlejatelt oodatakse põhimõtteliselt sellise toimiva ja hästi tsoneeritud tänava disainimist. Et mina rõhutaksin siinjuures just tänavaruumi tsoneerimist. Kui inimene, kui liikleja siis satub sellele tänavale, siis ta saab selgelt aru, kus sõidavad autod, kus jalgrattad, kus saab liigelda jala, kus saab käruga hästi laveerida, kus on tänava kohvikud, viidad oleks selge oleks, kus on poed, kuhu saab pöörata, kus on väljak. Kas saab parkida või saa parkida? Just, kas saab parkida või saa parkida. Kui saa. Samuti, sõna tsoneerimine mingi lambikese peas tööle, et see on väga selline modernistlik mõtteviis, et me jagame ära, et siin kõnnivad jalakäijad, siin liiguvad lapsevankrid ja rattad ja siin autod, et minu arust see Pika tänava erilisus ongi see, et ta on olnud elutänav, siin on kõik läbi segi ajalooliselt olnud, et ta on selline ühendus ja kauplemis ja elamise ruum, et praegu on seal ju nii, et on keskel autotee ja servas kitsad kõnniteed. Ja see on nagu selline 20. sajandi mõtteviis, et me jagame ära ruumi erinevate kasutajate vahel. Aga kas siin võiks mõelda kuidagi äkki nagu teistmoodi või? Nagu võtaks selle vana idee uuel moel kasutusele. Ma vaidleks vastu linnapea hinnangule, et see tänav on niisugune, kuidas te kasutasid? Kaootiline. Nagu sõna see oli nagu kuidagi nagu selline negatiivne toon jäi mulle meelde. Ei, ta ei ole negatiivne, aga ma kasutan seda sõna, et on täiesti kaootiline. Kaootiline, jah, just. Aga minu see on Rakvere linna ainus selline terviklik tänav, selline ajalooline vana originaalse, väheseid kohti, kus nii pikalt on säilinud nii ehedalt seda vana linna. Aga kaootilisus võib olla väga positiivne. Et siin võiks just rõhutada seda potentsiaali positiivselt poolt, et see tänav, tegelikult tänavaruum on olemas, seda tuleks lihtsalt paremini tööle panna. Kas ei võiks ära jääda tänavaks? Ma tahtsingi just täiendusena kohe Katrini jutule, et kas selles võistlustingimuses oodatakse ka liikluskorralduslikke muudatusi, et osaliselt näiteks rahustada see liiklus, anda ainult nüüd ütleme teenindavale transpordile see ligipääs ja sellisele muidu transpordile nagu ära kasutada. Kindlasti ei seaks seda eesmärgiks, et see peab nii juhtuma. Aga kui te satute sinna teatud päevadel ja aegadel, näiteks laupäev, hommikupoolne päev või kuni lõunani, siis te näete eriti selles samas osas kuni kirikuni tohutult tohuvapohu parkimise, sõitmise kõige mõttes. Õigemini ka seal vist täna on juba suuke seis, et sa sõita ka ei saa autoga, sest autod pargivad jumala suvaliselt seal risti ja võiki igat moodi. Ja seal kirikust edasi lähed ka samas jälle nii kitsaks, et seal talveperioodil eriti ei ole võimalik kahesuunaliselt tegelikult liigelda, kui seal see mingi lumevalised. Aga samas me kindlasti ei taha ette öelda, et ta peaks autovaba olema. Ma arvan, et see oleks liiga kunstik. Kuna Rakvere häda on see, et ta sisuliselt on tal 3-4 sedasi läbi linna minevat, eks ole, põhjast lõunasse ühendusteed. Ja Pika tänava probleem ongi selles, et ta on üks nendest selgelt toimivatest ühendusteedest põhjast lõunasse, kus siis inimesed risti, eks ole, oma kohtadesse lähevad. Me ei saa kindlasti seda eesmärgist seada, et me selle liiklusega ära lõpetame. Pigem võib ta olla mingis lõigus ühesuunaline,
aga see on juba väga problemaatiline, et siis sa pead hästi läbi mõtlema selle liiklusskeemi selles mõttes, et kuhu see mineja nüüd jõudma peab. Et kumba pidi ta nüüd see ühesuunaline näiteks on, eks ole. Aga see ei ole päris nii, et ma lihtsalt panen ühes suunas auto sõitma. No võtan äkki selle mõtte üle, et minul sul pani lambikese põlema, minul pani see ühesuunalisus ühest õigus nagu natuke nagu lambikese põlema ja mulle tuleb meelde nagu see, mis toimub, ütleme näiteks siinsamas Kalamaja tänavatel, siis kui oli paar aastat tagasi suurte lumevallidega aeg, kus oli suur lumevall, et põhimõtteliselt pahtuski ainult üks auto sõitma. Ja liiklus toimis väga hästi, selles mõttes, et kahesuunalisena just nimelt. Selles mõttes, et mõlemalt poolt tulevad autod on hästi ettevaatlikud, nad on hästi aeglased ja nad kuidagi vingerdavad seal ennast siis nagu sealt lumevallide vahelt ikkagi üksteisest mööda, aga mis siis, et tänava on kitsas. Ja ühesõnaga see näide nagu näitab seda, et tegelikult nagu kitsas tänav sel juhul, kui autode liikluskiirus on aeglane, tänavaruum soosib seda, et autod peavad olema igal sekundil ettevaatlikud, siis nagu toimib väga hästi, et selleks ei pea tänavat muutma ühesuunaliseks, et nagu mõnes mõttes see ladusautoliiklus on ka tähtis. Aga kindlasti on siin nagu selleks, et tänavaruum muutuks nagu hästi töötavaks, auto peab olema alati aeglane, seda ruum peab soosima. Ja meil on siin üks teine aktiivsus, mis ei ole selle programmiga seotud, aga Tallinna Vana-Kalamaja tänav on nagu niimoodi üldiselt mõttes töös samamoodi, et mõtestada see läbi, kuidas nüüd nagu jõuda siukse hea tänavani. Ja see küsimus nagu seisneb minu jaoks praegu selles, et kas te tegelikult ootate selliseid ühiskasutuses tänavaruumi lahendusi, kus tegelikult on jalakäijad ja autod läbi segi nagu väga paljudel tänavatel nagu väga hästi toimib, et lihtsalt kui auto on ettevaatlik aeglane, siis ta toimib, aga ma praegu siin nagu mõtlen seda, et ma ei ole tegelikult seda niisuguse pilguga läbi lugenud, aga kas siin hakkavad liikluskorralduslikud lahendused ja et see, et kas autod, jalakäijad või et kas see läheb nagu žürii vaidluseks või et see kuidagi võistlustingimustega ette nähtud, see on minu küsimus. Auto või jalakäija, see kindlasti läheb žürii vaidluseks, sellepärast et see liikluskorralduslikult on antud üsna vabad käed. Ja selle tsoneerimise koha pealt ma vaidleks vastu. Mis selle modernistlikul lähenemisel siis viga on? Kas selle vastu on nagu mingi uus teooria tekkinud? Ma ei tea. Ma ei ole arhitektuuriteoreetik, aga pigem ma pean seda tsoneerimist positiivseks just liikleja seisukohast. Sest kui mina tulen sinna linna, ma tahaks aru saada, kus sõidavad autod ja kus ma saan jala käia. Mul ei ole selle vastu midagi, et autod ja jalakäijad liiguvad läbi segi, aga siis ma pean aru saama, et see on see tänavalõik, kus nii toimub. Ja või siis toimub teatud kella. Ruum peab näitama seda, eks? Just. Aga ma täpsustaksin, et see praegu on jäetud täiesti lahti, et üks võib tulla, ütleb, et on 100% jalakäijate tänav, teine ütleb, et me paneme 2+2 autod läbi, teeme veel kahetasandilise ristlikult, põhimõtteliselt kõik võimalused on lahti. Ja. Kas on kirjutatud sinna ka sisse konkreetselt, et kõik võimalused on lahti, et pakkuge välja sellist nagu ulmelist tänavat, nagu te tahate. Või lõppkokkuvõttes kõik tööd võivad tulla natuke ühte auku, et nad tehakse kõnniteid laiemaks, tehakse vahvad disainlambid, pannakse paar vägevat pinki ja siis on nagu meil uus tänav. Kas see selline oht on koncept, aga äkki peaks tingimustesse kirjutama, et kontseptuaalselt me anname osavõtjatele õiguse pakkuda servast servani lahendusi. Hästi jõuliselt see esimeses lauses välja öelda. Sellist jõulist lauset ei ole, küll on aga seal märkus. See kõlas täna sinu jutu alguses, et arhitektidele väga hea võistlus, mis jätab väga vabad käed. Jah, seda küll, aga niimoodi postuleeritud, et kuulge, et nüüd on vabad käed sellel võistlusel. Sellist lauset seal ei ole. Küll on aga viidatud nendele seni tehtud projektidele. Parkali platsi või Kingsepa plats on see. Sellele eskiisprojektile aga on tehtud pika tänava rekonstrueerimisprojekt tõenäoliselt mingi inseneribüroo poolt. Ja on viidatud, et nendest projektidest võiks saadud kogemusest võiks õppust võtta.
ja siis edasi minna. Kas ei ole selline näidisprojektide panemine vastupidi täiesti raamidesse suuna kõik osavõtjad? Annad ette mingisuguse kunagi tehtud mingisuguse inseneri tehnilise lahenduse, mis vastab kõikidele standarditele ja pärast me saamegi endale nagu 7 erineva sillutisega sama funktsionaalset lahendust. No jah, ma olen lihtsalt žürii liige ja ma tahaks nüüd selles mõttes, et milliseid töid siin hakkab tulema. Et see on, võib-olla praegu veel on võimalik nii-öelda teha nagu kriitikat tingimustele või natuke veel läbi. Täna saab veel täiesti arutada. Jah, ma mõtlengi, et see ongi nagu mõte, et anda nagu hoopis kätte, et täna otsitaksegi sellele, seesama Tammsalu puhul, eks ole, see on hästi oluline see esmane kontseptsioon ja Tammsalu valla inimesed väljendasid väga selgelt, et jah, meie soov on leida väga tugeva identiteediga parki ja see oli selles mõttes mõned siuke lähtealus. Võimalik, et siin peaks ikkagi väljendama, et me nagu otsime nagu seinast seina laia siukest nagu mõtestatus. Et majad seal kahel pool võiks lihtsalt valgeks värvida foto ja öelda, et näete sellised ajaloolised kultuuriga majad, las nad olla, igaüks ise nägu. Võibolla tuleb mõni uus moodne sinna vahele. Üks tuli seal kunagi, kui ma linnaarhitekt olin, siukene see Frank Lloyd Wrighti nagu stiilis natuke Soome arhitekt tegi teadma. Nüüd tuli siuke natuke omanäoline maja Pikari tänaval, las ta olla, eks ole. Tuleb 3., 4., võib-olla mingi klaaskass, aga nüüd oleks juba puhas tänavaruum ja proovida saada arhitektidest kätte võimalikult siukest vaba mõttelendu. Ja see, kui siin on keegi, kes tahaks konkursist osa võtta, siis mina žürii liikmena otsin just sellist vaba mõttelendu. Mahud peavad jääma ikkagi tollesest vähemse dimensiooni. Jah, ei, aga nüüd ma Oliveri jutule kohe nagu jätkaks, et tegelikult miks me seda asja nagu teeme, et kogu see hea ruum, see programm on ju tegelikult selleks, et nagu aktiviseerida seda linnaruumi. Ehk praegu me oleme rääkinud ainult sellest tänavaruumist, aga nüüd ma läheks nagu edasi, et me teeme seda asja ikkagi selleks, et saada sealt piirkonna konkurentsivõime tõstmise programmist raha ja seda raha me tahaksime selleks, et tegelikult see linn teeb omalt poolt selle linnaruumi korda ja selle tulemusena tegelikult kõik need hooned, mis seni on olnud, mis on poolkasutusel, mis ei ole üldse kasutusel, saaksid nagu aktiivseks linnaruumi osaks, ehk sinna tekiks mingisugune tegevus taha ja kas nendes tingimustes on nüüd kuidagi ära kirjeldatud ka, et palju praegu selle Pika tänava äärsetes hoonestuses üldse on nagu aktiivses kasutuses, palju neist on tühjad ja kas võistlejatelt oodatakse ka mingisuguseid üldiseid selliseid ettepanekuid, et millist aktiivsust seal selles hoonestuses, selles ümbritsevas hoonestuses nagu võiks tulevikus oodata? Jah, võib-olla kõigepealt vastaks sellele, kas neid näidisprojekte võiks seal juures olla. Minu meelest võiks, sellepärast, et kuskilt võiks nagu alustada, et kui me päris täiesti tühjalt lehed, me ei arvesta nagu eelnevat kogemust, hakkame panema sinna mida iganes, siis võib-olla see tulemus ei ole nagu see õige, mis lõpuks valmis ehitatakse. Või õigemini võiks öelda, mida on võimalik valmis ehitada. Et selles suhtes ma arvan, et näidetest ka siis, kui need on negatiivsed või luhtunud või ei ole päris nagu vajadusele vastavaks osutunud, tuleks nagu õppida. Teine asi on see, et nüüd sellele hoonetest rääkides, jah, tuleks leida nagu tänavaruumile rohkem funktsioone. Seal tingimustes on ka viidatud, et toimuvad tänavafestivalid ja teatud ajal näiteks tänava otsad kinni. Ja sellest lähtuvalt on siis nagu võimalus ka hoonetes midagi muud peale hakata. Ja tühja hoonet siis aktiviseerida, ega Palju seal on üldse, kas see on kuidagi seal tingimustes nagu kirjeldatud ka, et palju seal tegelikult on sellist kasutusest väljas? Ma vastan selle osa ära. Tähendab, kuna tegemist on ajaloolise tänavaga, siis tema ajalugu oli selline, et kui 40 tulid venelased sisse, siis need samad majad, mis olid reeglina ühe perekonna käsutuses, kas siis ettevõtluse või elamise tarbeks, need elanikud pandi rongi peale, kui just päris maha lastud ja majad kandi rahvast täis, nii et ühe pere elamus elas 5, 10, 15 peret. Ja nii kestis see aastani 90. Ja nüüd, mis on toimunud viimase 25, tegelikult õnneks juba mõnda aega see nii enam ei ole,
ütleme esimesed 10-15 iseseisvusaastat toimuski sisuliselt see, et Rakveres anti kõik majad endiste omanikule tagasi, kui need vähegi võimalik oli anda. Ja loomulikult 10-15 aastat need inimesed nägid vaeva sellega, et sellest seltskonnast lihtsalt vabaks saada, kes sinna siis sisse oli kolinud jäänud või kirjutatud. Tegelikkuses need majad on moel või teisel praktiliselt 90% kõik kasutuses. See ei ole nagu teema, et neid üldse kasutada. Pigem on nüüd see teema selles, eks ole, et see kasutusotstarve võiks muutuda aktiivsemaks, mitmekesisemaks, sest oma olemuselt nad on ikkagi väga suured mahud reeglid need majad. Ega nad ei ole mingi sellised sajaruudused, nad on ikka päris suured ja võt see nüüd eeldab kõik jälle liikumist, parkimist, kõike muud seda. Suht komplitseeritud on kindlasti nendesse sisehoovidesse parkimiseks sissepööramine ja sõitmine. Kuigi need krundid on suured, aga nad jooksevad selliste pikkade siilakutena sinna vallime sisse. Nii et unistada sellest, et keegi hakkab parkima sedasi, et pöörab sinna sisse, enamusel juhtudel on see väga keeruline. Nii et see liiklus on teema. Aga mis ei tähenda, et see peaks prevaleerima kogu selle muu ideega. Ja kui sa tahad kasutada seda hoonet kaubandusotstarvel, siis kui kaubandus on paraku üks siukene teema, kuhu, kui sa orienteerud sellele kaubandusele, kuhu sõidetakse autoga ette ja autoga ära, siis tuleb kohe parkimine ja muu teema. Hotellinduse või mingi teenindussfääris on võib-olla asi natukene lihtsam. Kindlasti on võimalik ka siis elamisfunktsiooni laiendada, mis iganes. No, ma kujutan ette, et kõik osalejad ju jalutavad korra või paar vähemalt selle tänava üht või teistpidi ja risti läbi, et siis seal tekib kindlasti igasuguseid mõtteid. Iseasi, kas neid lahendada oskaks. Võib-olla veel väikene täiendus, et mitte võib parandada, et see nii-öelda see ühiskondlik raha on seda tänavat juba väga palju kaasa aidanud. Kunagi, kui ma sinna arhitektina tööle läksin, siis seda räägiti, kuidas Pikal tänaval täitsa nii-öelda nagu asotsiaalne seltskond ja siis just vist oli rajatud kanalisatsiooni ja veevõrk sinna. Et sellega sai nagu ühendada ja et see tõstab selle tänava väärtust ja ta tõstis märgatavalt. Pesime inimesed puhtaks. Ja sai nagu inimesi pesema hakata ja tekkis kanalisatsioon ja kõik. Ja tänu sellele kohe märgatavalt aktiviseerus ja hakati majasti remontima, arendama. Nii et selles mõttes või kas või teine näide Rakvere keskvälja. Ennem seda oli seal tohutu probleem sellega, et seal oli üks pissimüür kogu aeg ühe kortermaja akna taga, et seal koha peal, kus on praegu see Nordepanga maja, seal oli konkreetselt mure sellega, et see oli vägi kemmergeks ja inimesed, kes elasid seal, olid sellega mures. Siis kui linn tegi keskväljaku, kohe aktiviseerus, tuli mitu maja sinna keskväljaku äärde, et sellised linna investeeringud need aktiviseerivad ümber olevat kinnisvara turgu märgatavalt. Ma arvan, et sellega on ka, et kui see pikk tänav nagu korda teha, kindlasti toimub jälle siuke hüppe järjekordne. Kõik ei ole hea. Kuna Rakvere on olnud minu kodulinnaks teatud aja, siin ma käisin koolis ja siin ma käisin leeris. See võib olla mitte niivõrd, kui omal ajal, see oli 73. aastal, me võtsime ta riikliku kaitse alla, aga selleks me tegime üsna põhjaliku töö, tähendab, hindasime ära kõikide kaitse all või kaitsesuunis olevate hoonete arhitektuuri ajaloolise väärtuse, kultuuriloolise väärtuse. Ja samuti pakkusime välja ka tol ajal, ütleme, niisugune võimalik otstarbe. See oli omaette tööprogramm ja sellega seoses muidugi mul tuli üsna palju kokku puutuda just seoses Pikk tänava tulevase kasutamisega. Ja ma pean ütlema, võrreldes nüüd Eesti teiste ajalooliste linnadega, võtame kas või Kuressaare või Viljandi või Haapsalu või tähendab selles mõttes Rakvere on täiesti omalaadne, tähendab ajalooline linn, üks tänav põhjast lõunasse ja mitte ainult tänav, vaid ma ise soovitaksin küll, et kui konkursil seda tööd tehakse, et mingil määral arvestatakse ka sellega, et see, ütleme, ajalooline või see kultuurilooline osa, ta pikkeneb mõlemale poole, nii nagu härra linnapeagi nimetas, ta on lõunasse läheb nagu Tammikuga, jätkub, mis on jälle üks haruldane osa võrreldes teiste meie ajalooliste linnadega. Ja põhja poole samuti ka selle
Teatrimäega, siis Rahvapargiga kuni peaaegu nüüd ütleme raudteeni välja. Tähendab, see on üks niisugune pikk kultuurilooline ala, mis võiks ka tulevikus ikkagi kuidagi olla märgistatud niimoodi, et ta on nagu eriline. Ja siin me vaatame praegu väga haruldast pilti, neid fotosid on muidugi Rakvere kohta üsna palju tehtud. Ja ma peaksin ütlema, et tol ajal, kui me selle inventariseerimise tegime, siis see, mida te praegu siin näete, tähendab, need detailid muidugi on aja jooksul kadunud, hävinud, aga tähendab, seda kõike on võimalik üsna täpselt ka, ütleme, restaureerida ja ütleme, see Pika tänava lõik, millest nüüd jutt on, et ta võiks olla täiesti niisugune, noh, ütleme, selle Rakvere kui tema väga pika ja väga raske ajaloo niisugune näide, sellepärast, et see sama linn, mida me praegu siin näeme ja mis praegu on ka originaalis, ütleme 75% olemas, see on ka küllaltki uus, kui võrrelda sellega, et Rakvere oma linnaõiguse sai 1303 millegiga. Ja seda kõik on võimalik restaureerida ja võtta nagu kasutusele, noh, ta ei tohiks ka kujuneda mingisugust reservaadiks, vaid paratamatult ta on nii oluline osa Rakverest, et ta peab jääma ka, ütleme, üldiselt kasutamiseks. On see siis elamine või kaubandus või kultuuri osa ja et ta hakkaks töötama koos üleosalise linnaga, nii paremale kui vasakule, ütleme, ida poole ja lääne poole. Mis nüüd puutub tänava kasutamisse seoses transpordiga, paratamatult see transport sinna jääb. Seda kusagile mujale panna ei saa, sellepärast et tõesti need krundid, mis lähevad mõlemale poole, nad on küllalt kitsad, nad on hoonestatud ja ka need hooned seal on seda väärt, et neid võiks säilitada ja vastavalt siis ka otstarbele siis kohandada. Mis minu arvates võiks arvesse tulla, et kui siin võiks planeerida ühepoolse liikluse, ühesuunalise liikluse, see võimaldaks tänava laiuse tõttu ka ühel pool parkida, kuid mitte mingil juhul, et on võimalik mõlemal pool parkida, see kõne alla ei tule. Ja teatud sündmuste puhul on need suvised mingisugused suured üritused, siis võiks küll tänav ühistranspordile või üldse liiklusele, autoliiklusele olla suletud, kui toimuvad seal mingid vanalinnapäevad või kevadpäevad, mis tahes. Ja nüüd ütleme, see paralleelne liiklus, kui näiteks planeerida ka ühesuunaline autoliiklus, siis see osa, mis nüüd läheb ida poole, läheb ta siis kas Laia tänava kaudu või nüüd selle uue tänava kaudu, mis sinna tekkinud on. Ja siis lääne pool muidugi on Vallikraavi tänav, mis võib selle täpselt samuti paralleelselt võtta siis teisesuunalise liiklus oma peale. Nii et see tingimata ei pea seal nüüd arvestama ainult ütleme selle ühesuunalise liiklusega. Aga praktikas ma arvan, et siin on mõlemad variandid on täiesti võimalikud. Küsimus on ainult selles, et kuidas ja mis puhkudel seda reguleerida, kas ta on siis kahesuunaline või ühesuunaline, olenevalt sellest, kui palju seda jalakäija rahvast sinna tuleb, aga teatud päevadel on päris, tõesti on nii, nagu siin fotod näitasid, et on rahvast üsna paksult ja sel puhul ei saa ju autotransport seal kõne alla tulla. Nüüd muidugi eks ta omaette probleemiks kujuneb siin see, et mismoodi neid hooneid kõiki kasutada. Nad on, ütleme, arvestades nüüd selle krundiga ja iga hoone või tänaval oleva peahoone lisaks tulevad ju kõrvalhooned, mis lähevad krundi sisse. Iga krunt on natukene erinev ja omapärane ja selles mõttes on ka see töö, mida nüüd muidugi selle konkursi korras ju lahendada ei olegi tarvis, see läheb edaspidises projekteerimises. Aga paratamatult tuleb arvestada sellega, et iga hoone juurde peaks pääsema nii autotranspordiga kui rääkimata siis sellest jalakäijatest.
hoovidesse peab olema võimalik sissesõit, see on päris kindel juba Päästeameti nõuete järgi. Ja kuna see tänavate poolne hoone, nüüd tänava osas põhiliselt on nad kivihooned. On ka puuhooneid, kuid põhiliselt on nad kivihooned. Võib-olla lõuna poole on nagu rohkem on saanud ka puuehitusi, aga hoovidel on kõik puuehitused. Väga vähe on, kus on kiviehitusi, nii et siin tuleb kindlasti arvestada ka sellega, et on võimalik Päästeameti nõudeid siin arvestada, et on võimalik siis ka hoovidesse sisse pääseda. Aga mis puutub nüüd detailidesse, siis see on küllaltki hästi on fikseeritud ka juba varasemates fotodes ja dokumentatsioonis, mis on koostatud. Eriti omapärased olid Rakveres valgustid. Need olid tol ajal petroolivalgustid. Need käidi siis vastavalt redeliga ronid sinna üles ja käidi neid süütamas. Aga need on võimalik viia täiesti vabalt elektri peale ja nad on ka täiesti omalaadsed, mitte kusagil teises Eestimaa linnas ei ole taolisi valgusteid kui Rakveres. Nii et see on eriti minu arvates väärtuslik mõte linnavalitsuse poolt, et niisugune töö teha ja mis siin muud soovida, edu, et ilus välja tuleks. Aitäh! Siit võib-olla selle sama valgusliga seoses tuleb kohe nagu edasi küsimus, et näiteks ka, et võistluse tingimuste koostaja või linn, millised on nagu oma visioonid selles suhtes, et näiteks kas tõesti see ajalooline valgustin, ma olen seda näinud, et see on nagu, et kas üritada taastada seda valgustit siin ja üldse seda ajaloolist mingit miljöö või lasta sinna siukseid Rakvere keskväljaku nagu efektvalgusteid. Seda 21. sajandit. No just, et kuidas, et tegelikult peaks veel midagi nagu uuemat tegema, et nagu. Oliver siis just, et võiks ju vabaks jääda ja. Ei, aga see on ka natukene selles mõttes, et on olemas mingid valgusti või läks üldse mingi kitsi peale, või proovime arutada või siis oli nüüd just täna sai vaadatud ühte videot sellest, kuidas on kogu tänava pind ongi valgusti. Ja et kui tahad, siis paned sinna sõidurajad maha, kui tahad, nii-öelda parkimisjoone, kui. Seda on arvuti ekraan, kus tahad näidata. No näiteks, et kogu pikk tänava võitada teha selleks LED-arvuti ekraaniks. Kirjutada teksti. Tingimustes pole väikevormetele disaini piiranud. Aga rohkem seda nii-öelda nagu tellija visiooni või on tõesti lihtsalt kirjutame tingimused suure nagu lausega, et kõik on pakkuge, mida tahate. Jube mõnusad tingimused tegelikult. Tead, Oliver, väga lihtne oleks öelda, et meile õudselt meeldiks, et me teeme selle vana valgusti ja võtame kasutusele. Aga ei tahaks nii lihtsalt öelda. See lahendus on meil iseenesest olemas. Jaa, projekt on olemas. Seda ei peaks konkursiga otsima. Kas ma tohiks kommenteerida? Viljandi linna arhitektina, et mis ma täna siia tulin, just, et kuna see objekt, Eesti Vabariigi 100 objekt on sarnane meie linnaga, et mulle väga meeldivad, kui tingimused on vabad või loovad vähemalt eeldusi. See, millega võistlustest osavõtja nagu arvestab, see on tema vaba valik. Kas ta arvestab nende varasemate töödega või ei arvesta. Aga loomulikult sellega tuleb seadustega tuleb arvestada, muinsuskaitseseadusega tuleb arvestada. Kui mis asi on hävinud mingi 100% see vana laternapast, see on jälle osavõtjate vaba valik, kas ta loob sinna 21. või 22. sajandit või pöörab, et mina ootaks midagi sellist, mis nagu ka liikluskorralduslikult ja kõigelt, et tingimused nagu vihjavad ja annavad materjale nende osavõtjatele, aga see, milliseks need tööd nagu lõpuks kujunevad, et see on ikkagi tõesti nende. Selles suhtes mul on üks väike ühe konkursiga, mille korraldamise juures ma olin, et Laidoneri konkurss Viimsis, et seal tagantjärgi ma jõudsin sellele järeldusele, et nagu juhuslikult viimistledes lõpuks neid tingimusi panin ma kaanele vana abielupaari Laidoneride pildi, vanad inimesed, nagu nad olid armsad. Ja kõik skulptuurid tulid täpselt sellised.
ja tagantjärgi ma mõtlesin, et äkki see juhuslik kaane kujundamise nagu mingisugune viimase hetke mõte, see suunas seda konkurssi, selles suhtes mõtlen, see on tingimuste koostamine väga sihukene peen ja tundlik töö, et mingisuguse vale nagu näidisprojekti vahele pistmine võib sulle tagada selle, et sa saad 17 ühtemoodi mingit sihukest tööd. Et ma lihtsalt, ma ei ole nagu neid näinud, aga ma proovin neid võimalikke hirme nagu läbi arvutada. Oliver, millest minema see küsimus siin ka mõttekäik tekkis, et ma teen ise, et peaks Kuressaarele tegema, mis on väga sarnane objekt, Kuressaare Losti Tallinna tänav, võib-olla tuleb Viljandis ka midagi sarnast, aga et need on nagu hästi sarnased objektid kokkuvõttes. Ja mul on ka see dilemma, et ja võib-olla on isegi erinev, et äkki on hea, et on nagu näiteks Rakveres on nagu täitsa erinev ülesande püstitus, võib-olla on see hea. Aga et siin mina nagu ei ole väga võtnud seda suunda, et jätta nagu laseme tehku, mis tahavad, sellepärast, et siis hakkab juhtuma nagu see, ma kardan. Aga pole see paha, ma veel ei tea, aga et siis hakkab juhtuma see, et žürii hakkab nagu vaidlema mingite võib-olla hoopis põhimõtteliste küsimuste üle, näiteks põhiolemus, et kas on tänava ääres palju parkimist või ei ole, et alati nagu näeb nagu iseenesest parem see töö välja, kus ei ole üldse parkimist, sest see on nagu siuke mõnus ruum. Aga tegelikult inimeste praktiline vajadus, näiteks Kuressaares on eriti, et on teatud mahus vähemalt ka parkimise järgi, et siis tuleks nagu mõtestada läbi, et nii palju peaks parkimist olema või see, et kas on ühesuunaline või kahesuunaline või kas on ühiskasutuses ruum või nii, et jalakäija auto on ikkagi eraldatud. Ja siis tuleb nagu konkreetsemaid lahendusi otsida arhitekti, et see on nagu, mulle tundub, et tuleb anda Kuressaares küllaltki mitte täpne, aga see, et see sihi seada ette, et võistajad ei lahendaks erinevat ülesannet, aga mine tea. Võib-olla Kuressaares on täpselt tingimused ja Rakvere kirjuta suurelt peale valge paber. Ja et seda kaugelt siis ütlema, et see on vaba, seda on ka õige, et nagu, aga kui on niiviisi, et me otsime nagu mingile täpsele ülesandele lahendusi, siis nagu saab ka nii mõtestada, aga jah, et ei saa nagu jääda niimoodi, et ebamääraseks võib-olla, selles mõttes mina toetan seda Oliveri mõtet, et seda nagu siis selgelt väljendada, et see tähendab ju seda, et see praegune ülesande püstis, et arhitekt peab tõenäoliselt lahendama linna liikluskeeli näiteks natuke laiemalt, et seda ei ole ette läbi töötatud, et see muudab seda objekti selles mõttes, et ta ei saa piirduda selle ühe tänavaruumiga, vaid ta peab mõtlema natuke kaugemale, kuidas see liiklus üldse linnas liigub näiteks. Nojah, aga samas nüüd ütleme need juba lõppenud konkursid, mis üks oli see Kärdla keskväljak ja teine, mis oli Võru keskväljak, et samamoodi tegelikult võistlejad pidid ka pakkuma välja liikluslahenduse ja seal oli väga erinevaid liikluslahendusi ja žürii koos siis linnavalitsuse esindajatega arutas ja analüüsis neid läbi ja leidis, et millised neist võiksid töötada ja millised mitte. Kärdlas me lausa kutsusime selleks veel eraldi liikluseksperdi žüriisse, kes siis kirjeldas kõiki pakutud liikluslahendusi ja millised oleksid võimalik tööle panna ja millised mitte. Konkreetsetest tingimustest see on lihtsalt kaks erinevat lähenemist, kuidas võistlust teha. Ei okei, liikluseks kurat, aga Rakvere on ju Pikk tänav on midagi muud kui ainult liiklus. Ja tingimustes see on nagu vist automaatne eeldus kõigi jaoks, et see nii on. Sest liiklus hakkab seda midagi muud nagu võib-olla häirima. See kahtlemata on selge see, et see niiviisi see kõik sellest juhtub, aga ma ei leia, et see nüüd oleks kõige privaatsem või tähendab esmajärguline privaatsem. Ja tingimustes on see, mida teha tuleb, jäetud üsna vabaks. On nimetatud asjad, mida on vaja teha, nagu liiklus, korraldus ja parkimine, väikevormid, haljastus ja pikemalt pole need kirjeldatud. Küll aga on antud tingimustega vihjeid, mida ka Oliver ütles, et kuidas nagu seda võistlustööd suunata. Ehk siis on oluliseks peetud kõiki neid valgeid nooli, mis siin on nagu, siin ei ole kõik valged nooled peal. Siia lisanduksid veel pisemad nooled kuskil majade vahelt tulevad lapsed näiteks oma rada pidi ületavad pikka tänavat. Ja seda on vihjatud nendes tingimustes, et neid ristumisteid tuleb rõhutada, leida uusi
avada võib-olla mingisuguseid vaateid või leida vaateid, mis avanevad sealt pikalt tänavad tegelikult majade vahelt üle kogu linna. Samamoodi ka Vallimäel. Ja sealt edasi tuleb ka see laiemalt kogu linna käsitlev liikluskeel, millest tulenevalt siis peaks siis võistleja aru saama, kas ta teeb ühesuunalise, kahesuunalise või parkimisega või ilma pikka tänava. See on see koht, mis on tegelikult ka linna poolt tunnetuslikult kõige olulisem jaoks. Tähendab, see on see, mis ma alustasin. Rakvere jaoks on põhiülesanne see, kuidas siduda loomuomaselt põhjast lõunasse toimivat linna risti suunas. Et tekiksid mingisugused sellised seostega liikumised. Kas see on tingimustesse ka sees? Need samad nooled kirjeldavad tegelikult seda meie igapäevaelu probleemi kõige rohkem. Et see linn ei toimiks nagu selliste eraldiseisvate arterite või soolikatena, et oleks nagu terviklikum. Ilmselt ei saa Rakveres kunagi linna, kus on selline Raekoja plats, mille ümber linn aga läheb suuremaks ja suuremaks, eks ole, aga kuidagi seda veresoonkonda tuleks seal tihedamaks muuta. Nii, kas on veel küsimusi? Või täname siis kõiki kohale tulnud ja kõik esinejaid ja ootame siis mõnevusega tulemusi. Kuna tähtaeg on, kas see võistluse lõpptähtaeg oskab sa välja nimetada? Ei oskagi. 16 juuni oli. 16 juuni, selge. Siis selle väga palju aega ei ole. Homme ülehomme lähete üles, meil on kõik otsused ja asjad tehtud. Ja arhitektile innustuseks selline asi ka, et me ei tee seda selleks, et kuskilt raha saada. Ütleme ausalt, meil on suhteliselt suur kindlus selles osas, et väga olulisel määral me kavatseme selle projekti lähema aasta-kahe jooksul realiseerida. Nii et see, kes selle võidab, saab seda loodetavasti Eesti Vabariik 100 raames isegi vaatama tulla. Hoomisele. Jah, näiteks. Nii. Aitäh siis kõigile kohadele tulnule ja nüüd siis tulge võtke veini, võileivad ja vaba vestlus.